mehel on 3 asja, mida tema peab tegema. Ta peab tegema tööd, kaitsma oma peret ja kaitsma oma kodumaad. Tal rohkem funktsioone ei olegi. Metall kuumutatakse täpselt niisugusele temperatuurini, et 2 kihi vahele tekib sulametall. Ja nüüd, kui teda sepistama hakatakse, siis keetmine ja sepistamine 2 eri asja. Keetmine, need löögid peavad olema õige tugevusega, et see sulametall sealt vahelt välja ei pritsiks, vaid ühendaks need 2 plaati siis või 3 või 10. Ja selle tulemusena saavutatakse siis nagu ühendus, see on nagu sepakeevitus. Vanasti oli üldse sepal käimine ja kõik oli hoopis teistmoodi. Praegu inimesel ei ole midagi sepa käest vaja. Ei kõblat, ei kiini, ei tavainimene, ei nuga ega kääre ega midagi pole. Liimeistrit ei ole vaja, mitte ühtegi tööriista ei ole vaja. Ta läheb, ostab sealt Bauhofist omale tööriista ja arvab, et see on väga hea. Sepa töö on selles mõttes nagu devolveerunud, et teda ei ole enam vaja. See on täpselt see sama jutt nagu mis nüüd veel vanameisteri Joost oli leiburis sebaks ja naisterahvas tuli ta juurde ja ütles, et kuule Joost, tee üks ilus asi. Joost ütles, ma teen sul lapse. Naine kohe, sepp sai nii roppu suuga ja selle peale kurat Joost ütles, aga kurat oleks teinud, ilus oleks saanud. Mina ei küta oma maja puudega. Mulle isiklikult ei meeldi see. Ma kütan selle saepuru junniga ja mulle meeldivad puud ja mulle meeldib mets ja et siis natukenegi seda metsa rohkem alles jääks, siis ta on ikkagi paratamatus, nad võtavad seda metsa ikka maha ja ega need eurooplased enne ei lõpeta, nad lõpetavad kõik metsa maha, teevad siia samamoodi lageraide ja siis lähevad minema ja siis neil rohkem mingit kasvu sellest Eestist ei ole, turvast on veel natuke ja see viiakse ka minema ja et natukenegi jääks seda, see on minu isiklik suhtumine, et ma ei lähe metsa spetsiaalset puud maha võtma selleks, et kütta oma kodu. Selle ma ostsin Alastaru kiirendusvõistluselt, nii ilus sõrmus tundus, et ei saa ostmata jätta. See mul abielusõrmus samasugune on mul ka naisel, hundipea. Miks hundipea? Meile meeldib mõlemile hunt. Hunt on niisugune, hundis on kohe midagi niisugust nagu õiges eestlases. Et ta nagu on, samas on ta karjas ja samas on ta ka nagu üksi. Eks ole, selle kinkis mulle kamraad sünnipäevaks ja siin on hobuse raud, pealuu ja 5-nurk. Staar siis, see nagu sümboliseerib põhjatähte, hobuse raud, eks ta ikka seda sümboliseerib, mida hobuse raud ikka ja pealuu muidugi peab ka olema. Vanal heavy metallistil peab ikka väike pealuu olema. Inimesed küsivad, mille pärast teil neid pealuud on. Pealuud meie mõistes tähendavad seda, et ela niimoodi, et see oleks nagu viimane päev ja pea meeles, et ükskord kõng, et sa nii.
on sinna märgi, see tähendab seda, et see nuga see nuga omab, kui taga lollus ei tehta, et kasutatakse nagu nuga, siis temal on nii kaua garantii, kui mina elan.